Nii, tere päevast, head kuulajad. Olles viimane esineja, pean küll ütlema, et kindlasti ei õnnestu mul avastada Ameerikat. Väga paljud asjad, või väga paljud aspektid, millest ka mina kavatsesin rääkida, on siin täna juba kõlanud. Ma loodan, et mõned asjad õnnestub siiski nagu natukene teise nurga alt välja tuua, kuigi need teemad, mis minu lühikeses sõnavõtus kajastust leiavad, on tegelikult juba kõik ühel või teisel moel siit ka läbi käinud, aga kõigepealt mõned numbrid siin on jäänud märkimata, et tegemist on tuhandetega, ehk need on siis Eesti tööturu ja töötavate pensionäride numbrid, kust on näha, et töötavad pensionärid moodustavad meie koguhõivest ligikaudu viiendiku. Et Maret Maripuu nimetas siin, et eakate tööhõive oli Eestis siin aastal 2010 kuskil 54% tasemel ja Rootsis üle 70%. Tegelikult on Eesti ju kogu aeg olnud Euroopa Liidus uutest riikidest ja üleüldse ka vanadest riikide hulgas väga hästi silma paistunud just nimelt sellega, et meil on eakate kõrge tööhõive. Et ilmselt see 2010. aasta number siin kajastub paratamatult see kriis, mis meie töötuse ikkagi väga kõrgele tõstis. Ja mul ei ole küll siin 2009.–2010. aasta numbreid sotsiaalkindlustuse poole pealt just nende aasta jooksul töötanud pensionäride arvu kohta, aga ja see põhjus, miks meil paljud eakad inimesed töötavad, on siin ka juba korduvalt ära öeldud. Kui me vaatame veel neid numbreid, siis seesama madal palk, see, et meil naispensionärid, töötavad naispensionärid on mõnevõrra paremas seisus võrreldes töötavate meespensionäridega, on iseenesest võib-olla tore, arvestades seda, et meeste ja naiste palgalõhe on ju ikkagi meeste kasuks, aga tegelikult suurt vahet ei ole. Üldine trend kipub ikkagi sinnapoole, et eakamad inimesed teenivad vähem ja just seesama materiaalne kitsikus või rahaline kitsikus on see põhjus, miks tihtipeale tööl käiakse. Aga üleüldse rääkides sellest eakate probleemist, siis võib-olla üks üldine selline märkus, mis saakub ka nende mõtetega, mis siin täna on juba mitu korda kõlanud, on see, et Eesti ühiskonnas on täna teatud selline noorte edukate inimeste kultus, kui nii võib öelda, ja eakate võib-olla madalam enesehinnang, kui ta tegelikult peaks olema. Ja see kajastub kas või selles, et näiteks siin mõni aasta tagasi viidi läbi rahvusvaheline võrdlev uuring, kus siis minu teada oli tõlmatud kõik 27 Euroopa Liidu liikmesriiki vähemalt ja küsiti siis ka, et kui vana inimene on vana, juba vana ja millal inimene ei ole enam noor. Ja lihtsustatult öeldes, et 35-st reeglina enam eriti nooreks ei peeta. Eestis oli ka, et 35-ne enam noor ei ole. Mõnes riigis oli see vastus 40, aga kui vana on inimene vana, siis tuli välja, et Eestis peetakse vanaks juba 52 aastast ja selle näitaja poolest oli meist hullemas seisus ainult Portugal. Soomes peetakse vanaks selle uuringu andmete järgi 61-aastast inimest. Ehk me ise alahindame ennast inimestena. See on kahjuks üks paratamatu asi, millest tuleb kogu see madala enesehinnangu ja eneseteostuse probleemistik osaliselt sisse. Nüüd korduvalt on juba öeldud, et tuleb kauem töötada, keskmine eluiga tõuseb, koormus pensionisüsteemile, kõik need asjad on selged ja meie sündimus püsib madal.
siin mõned aastad oli küll väikest tõusu ja Praxise uuring tõi välja mõni aeg tagasi, et tänu vanemahüvitisele on Eestisse sündinud umbes 400–500 last rohkem, kui ilma selle vanemahüvitiseta oleks sündinud. Aga täna me näeme, et käesoleva aasta sündimuskõver läheb juba jälle pigem allapoole kui ülespoole. Nüüd kogu tööelu on muutunud kiiremaks, intensiivsemaks, töötingimused, töötempo ja üheks tulemuseks, mis tegelikult jällegi õõnestab seda eakate töötamispotentsiaali, on see, et meil on, ütleme, 10 aastaga peaaegu kahekordistunud töövõimetuspensionäride arv. See on väga terav probleem, ühest küljest muidugi see, et jällegi kulud riigile, kulud sotsiaalkaitsesüsteemile, aga teisest küljest, et üsna palju on neid inimesi, kes siis tõesti ei ole enam võimelised oma tervise poolest tööd tegema. Oli professor Tiidu ettekandes slaidides, nagu ma nägin, ka seesama tervelt elatud aastate lühidus Eesti probleem. Need numbrid, mida mina siin kasutan, on siis Eurostatist ja pärinevad aastast 2009. Sünnihetkel on Eesti naistel ees 59 tervelt elatud aastat. 21. koht selles mõttes on suhteliselt hea, eks ole, Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas, aga meeste tulemus on tagant 3, meist halvemal tasemel on vaid slovakid ja lätlased, nii et see on jällegi ühest küljest elukvaliteedi küsimus ja ka töövõime küsimus, teisest küljest on see, jällegi rõhutan, kulud ravikindlustusele. Nii et see tervise probleem, kui tervist ei ole, siis on ikka väga raske tööd teha ja kuigi võib-olla tänasel päeval ei ole enam väga ränka füüsilist tööd väga palju, siis see tööpinge, stressid ja nii edasi on saanud tunduvalt olulisemaks ja nii palju, kui ma olen rääkinud Soome kolleegidega, siis nemad ütlevad, et Soomes täna praktiliselt 50% inimesi, kes enneaegselt lahkub tööturul, teeb seda psüühiliste probleemide tõttu. Stress ja kõik sellega kaasnevad hädad on need, mis siin mängu tulevad. Muidugi meie endi teadlikkus ja tervisekäitumine on jällegi paar aastat tagasi tegi Bilbao keskus, mis tegeleb siis töötervishoiu või töökeskkonna küsimustega, Euroopa Liidu uuringu, kus vaadeldi siis igasuguseid aspekte inimeste tööelus ja üks küsimus oli seotud siis, et mida inimesed peavad oluliseks, kui nad valivad töökohta, vahetavad töökohta ja nii edasi. Ja ei ole põrmugi üllatav, et Eesti oli selles grupis, kus tervislik töökeskkond oli viimasel kohal, esimesel kohal oli loomulikult palk. Et see näitab jällegi natukene seda meie ühiskonna arengutaset, mida jõukam ühiskond, seda rohkem saadakse aru ka sellest, et raha on oluline, aga mitte see kõige tähtsam ja raha eest tervist ei osta. Aga täna oleme me siin, kus seda sõnumit veel liiga palju ei jõua kohale. Teine töötajate seisukohast väga suur probleem on see, et kutsehaigusi, tööga seotud haigusi pigem varjatakse, kui inimesed käivad tervisekontrollis ja töötervishoiuarst ütleb, et kuule, sa peaksid tööd vahetama, sest et see töö mõjub halvasti su tervisele, siis väga sageli, ja seda kinnitavad töötervishoiuarstid, inimene ütleb, ära sa sellest kellelegi hinga, ära sa seda mu tulemustesse kirja pane, sest tööandja vabaneb minust ja mul ei ole kuhugi minna, sest meil ei ole seda süsteemi, millest siin
Norra esindaja rääkis, mille nimi on siis tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus, et nii-öelda see vigastuspension või kutsehaiguspension, millest Norra esindaja rääkis, on tunduvalt parem kui tavaline vanaduspension. See süsteem meil puudub, kuigi juba aastal 1993 aprillikuuses sõlmiti kolmepoolne kokkulepe, et seda on kindlasti vaja. Täna on see sees ka valitsuse koalitsiooniprogrammis või koalitsioonileppes, et selline tööõnnetus- kutsehaiguskindlustus on vaja luua ja ma loodan, et see lubadus tõesti teoks saab. Siit nüüd edasi minna, kindlasti üks oluline teema, mis aitab tööturul püsida ja hõives püsida, on tööturupoliitika ehk küsimus sellest, et kas inimesed, kes on meil hõives ja kelle töökohad mis iganes põhjusel kaovad, kas nad suudavad seal tööturul edasi püsida, kellena ja millist rakendust leida. Ja noh, see on ammune teema, et meie tööturupoliitika on alarahastatud. Ma mõtlen siin just aktiivse hõive poliitikat, mis aitab inimestel tööd leida ja omandada neid vajalikke teadmisi, täiendada ennast, mis on selleks vajalikud, et tööd teha ja tööd saada. Eelmisel aastal sai valmis Praxise ja Tartu Ülikooli poolt läbi viidud uuring, mis keskendus siis turvalise paindlikkuse küsimustele, ehk siis milline see Eesti tööturg on, kuidas need erinevad turvalise paindlikkuse komponendid toimivad ja selle järgi võib öelda, et elukestvas õppes osalemine on Eestis paremaks läinud võrreldes sellega, mis ta oli võib-olla 5 või 10 aastat tagasi. Inimesed õpivad rohkem ja see on suhteliselt lähedal Põhjamaade tasemele. Samal ajal toodi välja just oluline probleem, see, et eakad ei ole Eesti riigi ametlikus elukestva õppe strateegias enam sihtrühm. Eelmises strateegias nad olid põhirõhuga arvutiõppele ja interneti kasutamisele, aga tänasel päeval eakad eraldi välja toodud ei ole. Ja me teame, et selles mõttes probleem on just nimelt ka sellesama õppe rahastamine, et kui inimesed tahavad ka õppida, siis tihtipeale on see õpe, mida nad soovivad saada, üsna kallis ja oma tasku peal nad seda ei jõua kinni maksta. Et siin on just see rahastamise probleem eriti terav ja psühholoogilised tõkked või tõrked, millest siin ka juba tegelikult räägiti, ehk siis see inimeste hoiak, ka eakate inimeste hoiak, et kus nüüd mina olen juba liiga vana, kus ma enam koolipinki lähen, mida ma ikka enam õpin, et ei hakka üldse mõistus pealegi, eks ole. Et selline nagu enese väljatõrjumine või sellest sfäärist on paraku see, millega tihtipeale tuleb kokku puutuda. Veel üks aspekt, mis tänasel päeval on mingis mõttes nagu paratamatu, teisest küljest ei ole väga normaalne. Kui me räägime tööturukoolitusest, töötute koolitusest, siis loomulikult Töötukassal on siin väga suur roll, aga siin on üks aga ja see aga lähtub sellest, et tööturukoolitust Töötukassa pakub ainult registreeritud töötutele ja kui sa oled jõudnud Eesti Vabariigis kehtivasse vanaduspensioni ikka, siis sind enam töötuks ei registreerita. Sa võid tööd otsida, aga kui sa ei ole registreeritud töötu, siis seda koolitust Töötukassa kaudu sa ei saa. Mida küll Töötukassa pakub ja see on kahtlemata väga positiivne, mis viimastel aastatel on toimunud, need on kõik just need
töötoad ja sellised teenuse osutamise vormid, kus ka eakad, kellel ei pruugi tihti olla kogemustki, kuidas ennast minna tööle pakkuma, mis asi on CV ja kuidas seda kirjutatakse ja kõik need asjad ehk töö otsimiskoolitus. See on asi, mida nad saavad, aga mingit sellist tõsisemat õpet paraku mitte. Ja selles mõttes Töötukassa numbrid näitavad ka väga selgelt seda, et siin ei ole eakad alaesindatud. Et kui võtta see lai statistika, et vanuses 55+ on registreeritud töötujud, tähendab see vanusegrupp 55+ moodustab registreeritud töötutest umbes 15–16%, siis umbes sama palju osaleb ka tööturukoolituses neid eakaid. Nende osakaal ühtib nende osakaaluga töötute hulgas. Samal ajal Riina Vart siin juba nimetas ühte tulevikuvõimalust, on iseendale tööandjaks olemine. Kui vaadata Töötukassa numbreid ettevõtluse alustamise koolituse ja toetuse osas, siis eakad 55+ moodustavad alla 5%, ehk 3 korda suhteliselt vähem esindatud kui muus tööturukoolituses. Nii et see on kahtlemata ka üks võimalus, aga võib-olla see on jälle selle psüühilise tõrke taga, et kus nüüd mina enam, eks ole, et hakkan nüüd noortega rinda pistma mingisuguses ettevõtlusvaldkonnas, kuigi tegelikult võib potentsiaali täiesti olla. Nendest väljakutsetest on siin ka räägitud. Selge on see, et seda tervelt elatud eluiga on vaja pikendada, nii nagu on pikenenud meie keskmine oodatav eluiga, aga ilmselt selle tervelt elatud eluea pikendamine on keerulisem ja nõuab rohkem tööd. Võib-olla siin on selliseid suuremaid probleeme minevikus, millest on vaja lahti saada ja kõik need käitumisharjumused ja tööharjumused ja nii edasi, nende muutmine nõuab võib-olla rohkem aega. Seesama eakate tööturul püsimine, valmisolek muutusteks on ka jällegi psühholoogiline eelkõige teema ja inimesed on loomulikult erinevad, aga võib me näha küllalt palju ka piltlikult öeldes 50-aastaseid, kes tõesti ütlevad, et kui ma nüüd selle tänase töökoha kaotan, siis ma olengi out ja mul ei olegi mingit lootust, et sellist hoiakut, kuidas sellest lahti saada, kuidas seda muuta ja süstida inimestesse just seda soovi ja suutlikkust otsida endale rakendust ka siis, kui asjad muutuvad, sest tõesti see on selles üleilmastuvas majanduses paratamatu, et töökohad liiguvad, ettevõtted liiguvad ja ettevõtete eluiga kipub lühemaks jääma, kui ta varem oli. Et nendes oludes toime tulla, vastu panna ja mitte lootust kaotada on kahtlemata äärmiselt oluline. Aga ka, mida siis konkreetselt teha on vaja, üks on kindlasti tõesti need töökohad, mis on sobivad ka eakamatele, sest selge on see, et seal on terve rida teemasid, aspekte, mida kõike tuleb arvestada ja kindlasti loomulikult on näiteid ühest äärmusest teise, aga mingisugused ealised kohandumised ilmselt ikkagi peavad aset leidma. Tervislik töökeskkond, sama ka tööandjate seas arusaama süvenemine, et investeering töökeskkonda, töötingimuste parandamine on lõppkokkuvõttes kasulik ühiskonnale tervikuna. Võin tuua konkreetse näite, sellest on küll 10 aastat tagasi, kui helistas mulle Tartust ühe ametiühingu usaldusisik ja ütles, et kuule, Harri, et anna mulle nõu, et mida ma pean tegema, et milliseid argumente kasutama, et tööandja ütleb,
meil on kokku lepitud, et tuleks nagu panna seal mingisse tsehhi uus ventilatsioon, tööandja ütleb, et raha on olemas, aga põhjenda mulle ametiühing ära, miks ma pean selle uue ventilatsiooni panema. Ma võin seda raha kasutada kuskil mujal. Et ma mõtlen, et see oli 10 aastat tagasi, ma loodan, et täna enam selliseid asju ei ole, aga ikkagi näha inimest kui tegelikult ettevõtte suurimat vara. Sest ilma inimeseta on ju ka kõige kaasaegsem tehnoloogia surnud ja ei tooda seda kasumit, ja aru saada sellest, et inimeste töövõime sõltub väga suuresti sellest samast töökeskkonnast, kas neil on haigused, traumad, mis iganes õnnetused. See kõik nõuab ka siin mõtteviisi muutust ja kindlasti suurtes ettevõtetes on sellega vähem probleeme, aga kui väike ettevõttes tööandja mõtleb, et inimene on nüüd nädal aega haige, ma hoian palgafondi kokku ja ei saa aru sellest, et tal jääb kasum teenimata tänu sellele, et inimene on haige. See on jällegi ikkagi suur teema, mida loomulikult päevapealt ei murra. Eakate koolitusvajadused. Meil ei tea täna eriti keegi, mida oleks vaja eakatele koolitada, millised peaksid need programmid olema, seda kõike oleks vaja uurida, seda kõike oleks vaja põhjalikult analüüsida, et teha võimalikuks see kauem tööhõives püsimine. Kõik need teemad, mis siin kirjas on ja mõned veel, esitas Eesti Ametiühingute Keskliit näiteks aasta tagasi, kui oli just teravalt päevakorras või natuke rohkem kui aasta tagasi seesama üldise vanaduspensioni ja tõstmine 2 aasta võrra, et need on teemad, mis on lahutamatult seotud selle sama pensioni ja tõstmisega, sest kui me lihtsalt ütleme, et sa pead käima 65-ni tööl ja tegelikult 60-selt enam ei suuda seda, siis see pensioni ja tõstmine ei ole ju probleemi lahendus. Nii et selleks, et ühiskonnal oleks vähem muresid, et inimestel oleks vähem muresid, on kõik need teemad vaja lahti rääkida, probleemid välja selgitada, neile lahendused leida ja siis on kindlasti sellest kasu nii majandusele kui inimestele kui kogu ühiskonnale tervikuna. Aitäh!